Juhan Uppin. Kui keegi on mees nagu orkester, siis on see Juhan Uppin. Anna talle kätte Teppo Lõõts või Tina Vile, tema puhub igast asjast heli välja ja elu sisse. Ütleme, et ma pean oma põhipillideks tänapäeval lõõtspilli ja kandleid. Aga suurim armastus on Lõõtsa kuningas Uppinil muidugi lõõts, mida lihtsalt on nii hea lahti tõmmata, nagu avaks raamatu või terve maailma. Lõõtspilli puhul kindlasti pani armuma see kõlajõud ja kuidas see sinu kehast täielikult läbi läheb, kui sa seda mängid. See on selline hästi kehaline tegevus. Sa vahendad mingit oma mõtet ja see pill on lihtsalt väikene abivahend sinu käes. Uppini jaoks on tähtis minna sügavuti ja teaduslikuks, käia ära ka rahvamuusika juurte juures ja värvida seal ajaloohalle laike. Teisalt on tema soov, et pärimusmuusika oleks elus, liikumises ja ka muutumises ühes aja ja inimesega ning jõuaks tagasi sinna, kus ta on tulnud, rahva juurde. Eelmisel suvel täitus 25 aastat, veerand sajandit, kui ma seda lõõtspilli mängin. Ja ikka ma ei väsi imestumast, et sellel pillil ikka veel on pakkuda mingisuguseid nurgataguseid, mis on veel avastamata, mingisugused mänguvõtted või siis kõla, tämbri võtted. Nii palju muusikat on selle pilliga veel loomata. Aga ega me päris samas maailmas ikka ei ela, kui need eelmiste põlvkondade need külapillimehed ikka, et lähed pulma ja raha sellest ei saa, aga oodatakse, et sa mängid 3 päeva jutti. Ja kui ei teinud seda, siis enam ei olnud oodatud. Et selles suhtes olen õnnelik inimene, et saan tänapäeval täita sellist ajaloolist ühiskondlikku rolli või ametit, pillimehe ametit. Et Eesti rahvas oskab endiselt seda ametit hinnata ja et pillimees, kas või enda nahal olen seda tundnud, et on niivõrd oodatud, austatud ja hoitud inimene Eestis. Et selle üle on suur tänulikkus rahvale tagasi.